Tactical Terrorist ja täna ma toon teile siis mängu nimega Wargame Red Dragon replay minu mängust CX Editsiga. Nii, ma kõigepealt tahan öelda, et me ei ole profid selles mängus, me suhteliselt just saime selle, nii et me oleme parajad noobid. Aga nii, see mäng on tõesti massiivne, jube palju uniteid, mida valida, tekid, saad ise kõik teha. Ja see näeb väga ilus välja. See on ilmselt kuskil siis Aasias. Vaadates maja stiilides ja natukene ka metsadest ja niimoodi. Nii, ja mina mängin siis Nõukogude Liiduna põhimõtteliselt ja Karl mängib siis Hiinana. Nii. Ma deploysin siis põhimõtteliselt paar helikopterit alguses, mõtlesin, et arvasin, et tal ei ole anti-airi, nii et mõtlesin, ma pushin ja sellepärast, et löön tema pushi tagasi. Mis toimis natuke aega, aga siis jõudis anti-air kohale ja lasti alla. Aga seda te näete isegi. Nii. Kui rääkida siis tekist, siis command vihukeliks ma kasutan UAZ-d, ei mingit armorit, ei mingit relva, aga see on odav ja sellepärast ongi hea seda kasutada. Siin peaks olema mootor Shelki, mis on väga hea anti-infantry unit, nii palju kui ma olen näinud. Neil on RPG-d ka, aga RPG-d ei võta eriti kaugele, nii et see on probleem. Nii et masinate vastu eriti ei ole neil mingit lootust. Nii. Aga natukene skipime, on kiiremini, et mäng algaks. Nii. Mulle käib veel natuke multitasking siin mängus üle, nii et võib-olla vahepeal unitid seisavad ja vahepeal üldse, aga me oleme alles algajad, nii et Nii. Siis mu kogu jõud liigub edasi. Ma proovin praegu security siis Echo vähemalt ja proovin ennast võimalikult kõvasti ja vahel ennast seada. Minu helikopterid jõuavad varsti kohale, kui ma lähen mina ei näe tema seda, et temal tulevad ka juba helikopterid ja kõik. Nii. Need on muidugi attack helikopterid, mitte nagu see oli enamasti transpordiks mõeldud. Nii et need lasti alla. Ja samas ma liigutan ka natukene oma infantrit juba sisse. Samal ajal kui mu ülejäänud jõud ikka veel liigub, siis rääkida veel, need olema ausad, on suhteliselt mõttetu, ma ei teadnud eriti midagi neid. Nad on odavad ja põhimõtteliselt mõttetud, nii et ma ilmselt ei võta neid enam kunagi uuesti. Tangid, sama lugu, ma replace'isin need mu uues tekis. Need on lihtsalt mõeldud alla laskmiseks, aga nii kui vaadata. Ma suutsin Spetsnasi ühe skoodi juba siia viia, aga ta NTR jõudis kohale, mis tähendab seda, et mu helikopteritel ei lähe enam nii hästi kui varem. Ma proovisin neid vist tagasi tõmmata ja proovisin oma attack helikopterid edasi liigutada, et tema NTR hävitada, aga see muutus nii, see replay oli juba ammu tehtud selles mõttes, ma alles nüüd mõtlesin, et recordin kõik see vaikne nii et jah, vahepeal ma ei mäleta kõike, mida ma mõtlesin teha. Aga lõpuks hakkab mu siis ma jõudma siia kohale. Ja mina olen suutnud teda piisavalt kaua linnast ära hoida, et ma saan paremad positsioonid. Võib-olla viga, mida ma oleksin pidanud tegema, oleks võib-olla veel tugevamini pidanud pushima juba Charlie'sse, mitte jääma siia rohkem keskele. Ja ma oleksin pidanud muidugi Foxtroti ja Delta ilmselt ennem nii
aga siit tuleb mu klasterpommid, millega ma mõtlesin vist see Lanteri maha võtta. Aga klasterpommid ei ole üldse head masinate vastu eriti, need on rohkem infantry. Nii, ja kui ma lähen nüüd meie Neutral Water'sse, siis me näeme, et tal on siin vägesid, aga ta ei ole veel jõudnud neid linna ikka tõmmata. Nii et selleks ma oleksin pidanud pushima, aga ma ei teadnud seda. Ma arvasin, et tal on juba piisavalt suur vägi siin ja ma ei tahtnud pushida. Siin on mul Spetsnaz ja ta liigutab siis siia command infantry't sisse ja securib selle. Ma ei tea, miks ta seda väge siin hoidis, ilmselt kartis, et ma ründan teda sinna, aga seda ma ei jõudnud. Siin on naval combat, aga me otsustasime selle disable'ida, kuna me oleme praegu noobid ja kui me tahame midagi teha, siis on parem, kui me praegu keskendume maal. Nii, noh, nagu te näete, siin on minu UAZ-d koos heat-seeking missailitega, ma ei tea. Ja nagu te näete, isegi kui nad tabavad, siis enamasti need ei tee tankidele midagi. Nii. Aga minu helikopterid jällegi. Ja üks asi, mis tõesti Karlile meeldis siin raundis kasutada, mis mõnes mõttes on õige, mõnes mõttes mitte, on napalm. Ehk siis tuli siin mängus paneb kõik paanitsema. See on põhimõtteliselt pluss ja pluss veel, noh, tabab infantry't ja see teeb natukene damage'it ka armored masinatele. Aga enamasti kui infantry sisse jääb, siis on surnud, aga tankid võivad sees olla ja nendega ei tohiks väga juhtuda. Nüüd me näete, siis kõrval on punktid. Siis Karl praegu juhib ja ma arvasin võib-olla, et me oleme isegi võib-olla kaotanud selle matši, aga see varst lõpuks keerab vast ümber, kui ma õigesti mäletan. Nii, aga ma ei tohiks eriti palju ette rääkida, nii minu vaateväljal tagasi. Ma nägin, et tal on ainult siin üks kood infantry't ja aga samas ma olen juba oma motorshellkid ja Spetsnaz squadid seadnud sisse. Selline. Nii, ja siit tuli jälle klasteridest. Jah, klasterpomm. Ma vist lasin lennukid sisse 500 kilo, ma ei mäleta, igal juhul pommidega. Ja samas ma proovisin ka artillerida natukene, mis oli samas viga, kuna artilleri on mõeldud kaugemale laskmiseks ja see on täpsem. Aga siiski mitte piisavalt täpne, et seda ühte transporti pihta saada. Ma oleksin pidanud kasutama võib-olla mortareid rohkem ja siis oleks pidanud pushama, see oleks olnud palju kasulikum. Aga nii, siin kui me lähme, siis me võime näha vast, mis neil on. Ma ei hakka seda isegi proovima hääldada, seda infantry squadi nime. Aga ütleme niimoodi, et nad said täielikult õuni ja ma leidsin, et motorshellkid on väga head anti-infantry üksus. Ja samas Spetsnaz ka, aga Spetsnaz oli rohkem mõeldud lennukite, mitte lennukite, vaid masinate maa võtmisega. Ja ta kasutab jälle napalmi, või siis napalm artillerit ja see on üks masin, mis suudab põhimõtteliselt terve selle linna juba uuesti põlema panna, mis tähendab, et ma pean oma natukene taganema, et mu sõdurid ära ei põleks. Ma olen sellele koha ilusti, ütleme, lockdowni pannud.
nii et lennukid lastakse alla ja jälle tulevad muud tankid. Ja siin on mul oli ainult 2 tanki ja need on üks nendest ja see on lihtsalt haige, mida nad suudavad teha. Need on kallid, üle 100 punkti, kui ma ei eksi, aga need on väga efektiivsed, nagu te võite näha. Siis ma olen versus tangid, infantry, isegi lennuk vist, see oli lihtsalt napalm vist, jah. Mis ei teinud nüüd nii palju, aga samas see stannis mu ühe tangi. Aga nagu te näete, siis nad täielikult tõunivad. Siin te võite näha siis minu nii-öelda cannon folder tanke. Ma lihtsalt võtsin, kuna nad olid odavad ja ma leidsin, et neid ei ole mõtet võtta, kuna nad lihtsalt ei tee midagi. Ma olen päris need on väga halvad lihtsalt. Siin ta proovis oma jalaväega natukene maha lasta, et nad saaksid minu tanke rünnata, aga see ei ole hea mõte. Infantry on hea ainult metsades, metsades mitte nii, aga linnades, kus nad saavad majades olla. Põldudel nad ei jää ellu, nad ei ole mõeldud selleks. Tankidega on hea üle põldud näiteks minna või midagi sellist on vaja. Siin jällegi motorshellki liigub ümber majadesse ja see näitab tank 2 tema Shanxi tule all, aga samas ta on ikka veel võitlas positsioonis. Ja tuleb jälle vist napalm. Jah. Ja ma ei lasknud seda veel alla. Nii, samal ajal ma liigutasin oma tangid metsa, kuna neil on saanud mürdud otsa. Ja ma mõtlesin ja millalgi peaks tulla murali, et mis peaks neid olema. Nii, aga siin motorshellki ja Spetsnaz on tule sees, aga ma liigutan nad kohe välja, taganen nendega. Ja siin motorshellki koristab siis Shanxi'd veel ära. Selles mõttes Karl mängis seda suhteliselt lõbu pärast, nii et ta kasutas väga palju napalme tuleüksusi, nii et selle pärast jah. Nii, aga nagu te võite näha, juba see skooris on, ma olen jälle juhin. Ja võib-olla ta oleks saanud, kui ta oleks toonud seda infantry't kõik siia, oleks ta võitnud võib-olla isegi ja mind siin tagasi löönud. Kuna nagu te näete, mul ei ole siin eriliselt palju üksusi. Nii et see oli viga, et ta oma üksusi siia jättis, võib-olla üks üksus siia kuskile või lihtsalt paar tanki. Aga ei, mis oli viga? Ma oleksin pidanud delta elu võtma, oleks saanud rohkem punkte, et oma üksusi välja kutsuda. Ja siin mul on vist Recon Infantry, mida ma proovin edasi tuua. Kui ma ei eksi, siis see on Spetsnaz, kellel on snaiprid. Väga hea skood, selles mõttes mitte ründamiseks ega midagi, vaid lihtsalt vaenlaste märkamiseks, sellepärast et neid on ainult 2 tükki. See tähendab, et nad on stealthis väga hea, nii et näiteks kui siia metsa panna, siis kui on väga halvad optikud või ei ole väga head optikud, siis neid ei märgata lihtsalt. Nii, siin on neid näha, nad võivad võib-olla isegi üle põllu joosta ja märkamatuks jääda, kuna nad on nii väike skoad. Kui teistel on tavaliselt skoodis 10 inimest, siis neil on ainult 2. See ongi nende siis tugev külg. Nii. Aga ega Karl linnas eriti palju ei ole. Motorshellkid teevad jälle tööd. Ja suutsid isegi ühe tangi maha võtta. Aga miks nad ei ole just hea tankide maha võtmisel ongi see, et RPG-l ei ole erilist range'i.
see tähendab seda, et see on lihtsalt noh, linnas on võib-olla hea, kui kuskilt, aga muidu nad on selles mõttes kahjutud. Nii. Ma proovisin flankida, kuna tal oli kunagi siin artilleri, mida ta vist liigutas. Nii et ma otsustasin natuke flankida, mis nojah ei ole kõige parem liigutus, aga ma kasutan natukene paremat tanki. Seekord PRDM, ma ei eksi, PRDM, nii. Mu anti-R teeb oma tööd, mitte küll piisavalt hästi. Ei ole vist veel ühtegi lennukit alla lasknud ja ma pean jälle oma infanterit liigutama, sellepärast et Karl on jälle uue Napalmi linna. Linn on juba päris palju mäed on maatasa tehtud. Enamuse linnast on ära põlenud. Nii, aga siin oli siis mul Ural, mis resupply's natukene, ma kaotasin ühe tangi. Nii, ja siis juba liigub tal, ta proovib anti-tangiga ikka neid üles otsida ja purks lasta. Aga need tangid on ilmselt kõige efektiivsemad unit üldse, mis mul siin on olnud. Need on väga täpsed, väga hea armoriga. Nii et tõesti soovitan. Võib-olla muidugi likeige, kommentige, öelge, kuidas teile see mäng meeldib. Selles mõttes, et kas te tahate rohkem näha. Ma ei ole näinud ühtegi Eesti YouTuberit seda veel näinud tegemas. Nii et ma loodan, et ma olen esimene. Kui teile meeldib, siis ostke. See on Steamis, kui ma ei eksi, 40-30 eurot. Mis noh, on päris normaalne hind. Või siis ootate äkki sügiseni, siis peaks uus seil tulema ja äkki saate odavamalt. Ma ostsin muidugi Summer Sale'i ajal. Ei ole eriti mänginud, aga nüüd olen hakanud rohkem mängima. Ja tõesti, see on, mäng on massiivne, nagu te näete, mapid on väga suured. Kuna me ei oleme halvad veel selles mängus ja me ei oska veel multitaskida nii hästi, siis meil toimub ühes kohas tavaliselt, aga see on üks väiksemaid mappe üldse. Nii et seal on veel suuremaid mappe ja lihtsalt kui sa pead rohkem multimanagema ja seda me lihtsalt ei suuda teha. Ma ei tea, mida ma kartsin, ma vist kartsin, et ta tuleb mind otsima siia metsa ja tõmbasin nad mäe otsa, mis ei toimunud, noh, ma ei tea, nad lihtsalt istuvad. Linnas käib jälle lahing, Motoršelki peab ikka vastu. Ma toon natukene Stingereid, kuna ma leian, et helikopterid, noh, mul on midagi lennukite ja helikopterite vastu vaja. Siin ma suutsin võtta üle Karli FOB. Niimoodi, ma saan praegu resupply'da oma konkurss. Ja siis tema sisse tulevaid truppe ambushida, nagu siin on näha. Ja mõlemad, nagu ta näete, see oli hea tabamus, 2 koheselt maas ja järgmised 2 koheselt maas. Nii et ta ei saanud seda Charlisse. Ma ei tea, ta vist liigutas või tema command infantry sai surma, nii et tema ei oma enam Charlit. Ma oleksin pidanud liigutama jällegi rohkem sisse oma command infant või command või kelle. Võib-olla üks asi, mille ma parandasin, oli, ma võtsin jällegi rohkem
command vehicle'e, kui mul oli varem ainult UAZ-d, mis ei olnud piisavalt. UAZ-d lihtsalt ei ole piisavad, nad on nõrgad, nad on kaitsetud, nad on odavad ja noh, need ei olnud nii palju, nii et ma otsustasin, et ma võtan upgrade'isin oma tekki. Aga jah. No siin ta tõi infantrid kohale, mis oleks olnud efektiivsemad, kui nad oleks olnud silmas, aga noh, see on antitankiks mõeldud, nii et nad peaksid saama oma. Nii, aga nüüd ma vist jah, clusterpommin seda mööda natukene. Kui ma oleksin pista saanud, siis oleks see surnud olnud. Nii. Aga põhimõtteliselt mina kontrollin linna enamasti. Vähemalt nii ma näen. Tal on natukene infantrit, siis see tuleb veel kohe ma viskan hiina nimesid, vabandust, kui tahate hiinlased, aga tõesti, teegel on liiga raske. Nii. Vahepeal olen ma supply'd natukene, ma üks asi. Ja vist tuleb, kui ma ei eksi, jah, uus napalm. Mis tähendab, et mu motorshellkid jälle põlevad ja jooksavad ära. Mul on tõesti nendest kahju, sellepärast, et see kõik, mida nad on pidanud üle elama, ei ole ühele inimesele kohane. Kui palju ta on pidanud tulest läbi jooksma. Nii, ja siin jälle motorshellkid, kes on ainult 3 tükki alles, teevad oma tööd ja mu tangid, ma vist kutsusin uued, ei, need on vanad, tulid tagasi ja teevad uuesti oma tööd. Vaadake, ilusad T64 BM-id, need on lihtsalt tõesti väga-väga head. Siin nad said vist napalmiga pihta, kui ma ei eksi. Jah, neil on vist napalm grenade launcher või midagi. See stunnib neid, aga ma liigutan nad kohe välja. Ja vist taganen nendega. Aga samas leian ta command infantry, mida ta tahab sisse tuua ja hävitab selle kohe. Ma toon neile kohe resupply'd ja ma toon natuke uut anti-airi, mis on väga efektiivne. Nüüd on neil Raider missilid, mitte ainult machine gun'id. Nii et põhimõtteliselt nüüdsest ma hakkan Karli lennukada. Nii. Ja tuleb jälle napalm lennuk. Mu anti-air ei ole veel kohale jõudnud, nii et nad vist ei lase alla. Aga tuleb välja, et mu praegu anti-airist on piisav juba, et võtta osasid lennukeid alla. Mu iglasid napalmiti, mis ei ole hea, kuna nad on siiski anti-airid. Aga nad said ühe lasu ikka veel pihta ja suutsid sellega alla lasta. Ja nüüd on mu uus tangarkaad siin. Uued. Nii. Mul on vaja neid resupply'da ja neid natukene repeerida, kuna ma ei taha neid kaotada. Neid ma sain vist mingi 6 tükki. Mis tähendab, et neid kaotada ei ole eriti hea. Aga need on tõesti väga head. See 100 punkti on tõesti õigused. Nii. Siin on mu Spetsnaz squad. Jälle versus Karli infantry. Ja järgmine napalm tuleb, aga ta vist ei suutnud isegi seda troppida enne, kui ta juba lendab kortermajadesse sisse. Ja siin on selle vrak, mis koheselt
nii. Noh. Õhk on minu, ütleme niimoodi. Selles mõttes ükskõik, mis siit tuleb, sellest saaks alla. Ja ma näen, et tal ei ole eriti palju, aga ma tean, et tal on siin veel. Ja siis tuleb uus napalm artilleri, mis jälle paneb terve linna põlema ja ma pean jälle oma uniteid liigutama. Ja siin saavad need T-30 või 64 saavad jälle resupplied, mis tähendab, et ma saan neid jälle efektiivselt kasutada. Ma ei pea enam muretsema, et need ära hävivad. Nii. Ma tõin jälle oma mingeid truppe ma tõin vist uuse spetsnase sisse, mistõttu ma sain jälle paar helikopterit, mida ma ei kasutanud efektiivselt. Ma jätsin nad siia, kus nad lihtsalt lasti selle kauri poolt alla ja see ei olnud efektiivne. Ma oleksin pidanud neid tagasi liigutama ja kaugele. Aga siin mu motoršelki, kes on siin juba väga-väga kaua olnud siin majas, on kohe suremas, vist. Need on need 2 tükki järel. Aga juba jõuavad uued motoršelkid kohale. Ja siin on mu tangid jälle, kes koristavad infantrit. Ja kahjuks sai üks pihta ja hävitas T-64 BM-id on. Aga siiski ma liigun edasi ja lasen nende transpordi õhku. Ja jälle Shanxi saavad jälle tappa. Infantrit oli tal päris palju, mida muidugi siin vaja, kuna see mapp ei ole nagu teised, kus on väga-väga palju põlde niimoodi. Siin on rohkem urban combat, majad ja see küla siin keskel on tõsine võitlussoon siin keskel, nagu te võite näha. Kui nüüd vaadata, siis see küla ehitamiseks ilmselt ei lähe väga palju aega, kuna need majad, no ma ei tea, need on hiinlaste majad, hiinlasi on palju ja need ilmselt ei ole nüüd võib-olla nii kvaliteetsed, võib-olla on kvaliteetsed, aga need ei vaja nii palju materjale kui meie kortermajad, nii et selle taasehitamiseks kulub aega ja paljud jäid oma kodudest ilma. Ja nagu te näete, siis on väga paljud hooned hävinud ja ma panen end offline, kuna muutus lõpetas rekordimise ja see tähendab, et ta tahab kõnne tulla. Ma praegu ei hakka talle vastu, ma lihtsalt lähen offline ja hiljem räägin. Nii, mu üks T-64 on jälle resupplied ja on jälle töökorras. Ja ma tõin varsti vist uued sisse. Jep, need juba liiguvad. Nagu te näete. Ilusad tangid. Jällegi tulevad ja hävitavad. Tõesti, nad peavad olema kõige efektiivsemad unitid, mis siin olid. Kuna need lihtsalt umavad. Ma vaikselt liigun siia linna ja olen selle linna enda kontrolli alla võtnud, vähemalt nii ma näen. Ja see on tõsi, Karl on siit täiesti välja löödud. Ta on toonud lõpuks oma unitid siit kõrvalt ja hakanud ründama. Aga nüüd on juba liiga hilja, ta oleks pidanud koos selle bushiga tulema. Nii et see tähendab, et põhimõtteliselt laud on tühi. Siin metsades ta otsib mu tanke, ta otsib kõike, aga mu tank on juba nende selja taga. Ma ei näe neid infantreid, tema ei näe mind, nagu te näete, ta näeb vist neid uraleid ainult. Arvab äkki, et ma olen mõnda infantrit jälle.
ja siin ma tõin jälle 500 kilogrammised pommid ja pommitasin midagi. Jah, siin oli üks infantry squad, oli ja on 2 tüüpi on veel alles. Ja mul on veel 800 punkti veel. Nii, ja samas mu Uralid lastakse õhku, mida ta ei oleks pidanud tegema, ta oleks võinud need capture'ida, aga ilmselt ta ei näe, et need on tegelikult resupply on, ta arvab, et need on transpordis. Aga nii, mu tangid on, tank tuleb tagasi, nähes, et siin on ikka veel infantrid ja mu uued tangid tulevad, satuvad mängusse ja hävitavad tema transpordi koheselt. Aga mis veel siin peaks olema, on muidugi infantry ja nüüd ta teab, et mul on siin tangid. Nii et ta liigutab oma infantrid siia poole. Või siis, jah. Jah, ta liigutab oma infantrid siia poole. Aga siiski need tangid omavad ja juba ta saavad ülesaanud. Ja jällegi Napalm artilleri liigub, aga see näitab, kus ta positsioon on. Nii et ma vist saatsin ühe lennuki pommitama seda. Kuna ma tahan sellest asjast lahti saada, kuna see ei ole mulle kasulik, ma pean kogu aeg pöörama tähelepanu siia ja liigutama oma ilmseid ette. Ja nüüd vist kutsusin lennuki. Kas me saame mõne lennuki? Ei, ma ei saa. Võib-olla hiljem. Aga nii. Mu tangid tegid tema skoodides siin vist puhta töö. Ma ei tea, mida ta siin tegi, ta lihtsalt pani attack, mis tähendab, see on põhimõtteliselt teamplay'd arendada. Neid saab panna, nii et põhimõtteliselt AI seda ei tee. Aga nii, kas me saame mõne lennuki? Ikka veel mitte. Motorshellki on kuidagi ikka veel sellest väikses kuuris vastu pidanud. Ja peab ja võitleb ja elab. Need 2 motorshellkit. Au neile. Ja nüüd on põhimõtteliselt stalemate mode, mida ta teeb, kas ta otsustab, et ta lõpetab mängu ära. Aga ei, ta vist kogub oma truppe ja liigub sisse. Juba jälle on näha, kuidas ta laseb oma napalm artillerit. Mis tähendab, et mu spetsnaz peab jälle tule sees läbi käima. Ja tõesti, pärast seda ilmselt pärast seda andis sõna põrgu neile uue tähenduse. Nad andsid põrgul uue tähenduse. Ja siit tuleb lennuk ja ma ei saanud close-upi. Aga näeme veel. Ilus lennuk. Ja kui rääkida siis, mis põhimõtteliselt ajal see toimub, mäng jumalast unustamaks, mida seda alguses rääkima. See on põhimõtteliselt simulatsioon või mitte simulatsioon, vaid strateegiamäng, mis põhimõtteliselt selle lugu on siis selline stsenario, et külmsõda läks liiga kuumaks ja USA ja Nõukogude Liit läks sõtta koos ja Hiinale tungiti vist ka kallale Venemaa poolt. Kuna nad on mõlemad kommunistid, aga nad on mõlemad erinevate ideedega ja nad kunagi ei läbi saanud. Ja ma vist jälle clusterpommisin, ma ei tea, miks ma seda teen, jumala eest, clusterpommid on infantry jaoks, ilmselt ma ajasin kas segamini või ei teadnud seda, ma olen noob. Aga näha on, et ta napalm infantry liigub sisse või siis leegeitidega, ma ei tea, mis nad on. Ja juba jälle sihib uus artilleri laskma minu vaesed infantrit. Nagu näha on, igal pool on mustad plekid, puud on maha põlenud, majad on maha põlenud. Ütleme, see rajoon ei ole just kõige parem koht, kus mu elama tulla.
terroristidel on jälle uusi relvi, kui keegi tahab rebellida. Mahajäetud masinaid ja kõike. Ja siin, mis siin toimub? Kas nad panevad tõesti midagi põlema? Mul on siin mu väike Spetsnasi squad, mida ei ole ikka veel märgatud ja ma ütlen ausalt, ma ei ole seda kasutanud. Hästi, ma oleksin pidanud võib-olla selle isegi linna panema või kuskile, aga ei. Ja juba jälle, palmid lendavad või siis mürsud. Ja jälle paar maja saab põlema. See linnaosa on täiesti maatasa tehtud. Nii, siin mu tangid kohtuvad tema flamethroweritega ja see ei lähe nendel hästi. Kuigi neid on jumal 120-130. Siis see ei tee neile peaaegu midagi ja nad hävivad. Siin ma misklikkisin ja tõin selle Urali kaasa, kes ilmselt capture itakse varsti Karli poolt. Aga ei, metsas nähtavus on väga halb, nii et see tähendab seda, et nad ei näe vahepeal, kus nad juhid on. Aga ei, see lasti õhku väga suure pauguga. Ja siin tuleb jälle, ja kas on klaster, ja jälle mööda. Natukene. Aga see on piisav. Ja juba mööda. Ural jälle põlevad. Tõesti, Karlil on väga lõbus olnud põletada mööniteid. Aga kahjuks sellest ei ole piisavalt. Seda ei ole piisavalt ja ta hävib. Aga see panikud mu tangid ja nad kaotavad natukene armorit, aga mul on see üks tank, mis jäi eelmisest korrast ellu, kes on juba veteraan ja tema võtab külmavereliselt nad maha samal ajal, kui nemad on stand. Ja 4 tanki, kas nad suudavad ära teha tema infantrile? Wang Huaping. Ilmselt ma ütlesin seda väga valesti, aga ma olen eestlane, ma räägin inglise keelt, ma räägin natukene vene keelt, ma ei räägi hiina keelt, ma ei oska lugeda neid asju kõike, nii et jah. Ja kohe varsti on ka läbi, ma vist teen oma viimase rünnaku, ma ei eksi varsti, millega ma hävitan tema command vehicle'i ja see või ja ei mul on seal ka veel command vehicle, nii et ma ilmselt saan oma punktid täis. Aga tõesti, mu tangid on juba tõeliselt veteranid. Ja need on tõesti head, nagu te võite näha. On suutnud tulest läbi käia. Nii. Aga varsti see round lõpeb. Wow. Nii. Kell on juba palju, ma olen väsinud kõrgelt. Aga siiski suvi on. Nautige oma suve, ärge istuge terve suve YouTube'i ees, aga kui te tahate seda teha, kes teid keelab. Varsti on jälle käes kool, mis tähendab seda, et mu niigi olematud videod lähevad veelgi olematuteks. Ja tõesti, ma teen videosid, kui mul tuju tuleb. Vahepeal ma naudin praegu näiteks Mook Recordis, Karl on ma ei tea kus. Nii et ma otsustasin, et ma teen selle ära lõpuks, mida ma olen juba ammu tahtnud teha. Recordin, saan enda ette rääkida, kurat, eesti keel on raske. Ja siin on siis näha, see kestis kokkuvõttes 37 minutit. Seda tuleb, see replay tuleb tõsiselt pikk, mis tähendab, et väga kaua renderdada, mis tähendab veel kaua uploadida.
aga seda ma teen homme. Ilmselt see video on üleval kas pühapäeval või esmaspäeval või kui ma väga laisk olen, siis alles järgmisel nädalal. Aga jah, see on siis, näha on. Jah, näha on, mida ma olen kaotanud. Ja see on siis põhimõtteliselt kõik. Aitäh teile vaatamast, ma loodan, et te nautisite. Like, share, subscribe, comment, tehke kõike. Kui te teate selle mängu, olete mänginud, siis öelge, et ma olen noob. Ja siis õpetage mulle, kuidas ma ei oleks noob. Ärge lihtsalt öelge noob, õpetage mind. Ja aitäh, see on Tactical Terrorist ja head